Iga riik, kui ta annab noortele hariduse, loodab, et need hästi haritud noored edaspidi panustavad ka selle riigi tulevikku. Ja samamoodi vaatame me ka välistudengitele, et nemad, kes saavad siin haritud, võiksid leida ka tulevikus rakenduse Eestis. Paraku esimese töökoha leidmine on väga keeruline ja selles suhtes kõik need ettevõtted, kes annavad välistudengitele võimaluse kõigepealt siseneda tööellu läbi praktika ja saada siis hea soorituse korral ka edasiseks eluks tööleping, on tunnustust väärt. Olen ise 15 aastat tagasi kandideerinud välistudengina praktika kohale ja tean, et kui ettevõttel on olemas kindel struktuur, pühendunud juhendajad ja juhendajad, kes juba teavad, mida praktikandid ootavad ja millist tuge nad vajavad, siis see jätab kogu eluks hea mulje. Välistudengitele praktikavõimaluste pakkumine on meie jaoks väga-väga oluline ja ma arvan, et seda peaksid tegema ka teised ettevõtted, eriti kes tegelevad tehnoloogia valdkonnas. Kuna meie rahvaarv on väike, meie lõpetavate tudengite arv on väike ja globaalsus järjest rohkem surub ennast peale, siis et ettevõtted oleksid jätkusuutlikud, siis selleks üheks võimaluseks ongi välistudengid. Me tunnustame täna Ericssoni selle eest, et Ericsson on olnud kõige silmapaistvam praktikakohtade pakkuja just välistudengitele. Välistudengid on väga oluline ressurss, võimalik ressurss Eesti spetsialistide tööturul ja meil on tuhandeid välistudengeid, kes võiksid Eestis töötada. See töö algab tavaliselt kusagilt ja see esimene samm võiks olla vabalt praktikakoht Eesti ettevõtetes.